jätkame järgmise teemaga ja hakkame rääkima ühest värskest uuringust, mis on valmis saanud. Selle nimi on Tallinna sisserändajate väärtusruumid, identiteet ning kohalike teenuste kasutamine. Kohe saame kõigest täpsemalt rääkida. Meil on väga hea meel tervitada stuudios nüüd Kaisa ja Uva. Tere hommikust. Tere hommikust. Kaisa, alustame sinust. Mis see uuring täpsemalt ikkagi teada tahtis? Meie eesmärk oli tegelikult just nimelt uurida seda, mis tunne on inimestel, kes on rändetaustaga ja kes siis elavad Tallinnas, sest kuna me oleme Tallinna rändekeskus, siis Tallinna teemas on, kuigi üle riigi suuresti see pilt ei erine. Ja me kuuleme inimestelt iga päev nagu ühekaupa seda, kuidas võib-olla mõni asi on hästi, mõni vajaks timmimist, aga meil ei ole olnud sellist uuringut, millele siis nagu toetuda. No kui ma saan aru, et pikka uuringut väga raske lühidalt kokku võtta, aga mis oli võib-olla selline nagu kõige põhiline, mida te teada saite oma küsitluse käigus? Me saime kinnitust. Me saime kinnitust, et rändetaustaga inimesed reeglina tahavad kõik rääkida eesti keelt ja nad vajavad selleks Eesti inimesi, kes nendega sellest räägiksid ja ka sellist vastavalt inimesele tuge ja abi nagu siin edasi liikumisel. Kas on nii, et eestlased lähevad kohe üle inglise keelele, kui nad saavad aru, et veits on ja tegemist on või vene keelele on küll. Uva, tere hommikust. Tere hommikust. Kui palju sa eesti keelt oskad? Minu eesti keel ei ole palju. So slower. Slower. How long have you been in Estonia now? 3,5 aastat. 3,5 aastat oled sa Eestis elanud. And you're from Nigeria? Yeah. Can you tell us about your background and the reasons you are here? Well, before coming here, I've worked in the human resources space in different industries, from manufacturing to, I don't know, health to consulting and IT. And then I've always wanted to travel. I mean, I have always traveled, but I also have always wanted to live abroad. And spent some time in England. Wasn't really for me. And then a friend of mine said, why don't you come to Estonia? She was here at the time. And she said, Wama, Estonia is your kind of country. You'd love it here. And I thought, okay, Estonia, where is that? And then I Googled, and you know, the internet will always give you all sorts of information, but I just thought, okay, seems like a nice place, and I have someone who says it's great, so I packed a bag and here I am. Et lühike tõlge oleks siis see, et Uva on töötanud personali siis valdkonnas erinevates firmades ja ta proovis või tahtes elada välismaal, ta proovis Inglismaad, mis ei osutunud nii-öelda tema teedassiks. Ja kui sõber soovitas Eestit, siis tutvus Eestiga algas sellest, et ta pidi guugeldama, et millega üldse tegemist on ja nüüd on ta siin. Kaisa, ma saan aru, et te olete Uva värvanud tööle Tallinna rändekeskuses. Vastab tõele. Ja Uva suurepärased TikTokid, mis tegelikult ka aitavad ju kaasa ikkagi sellele, et kui inimesed, kes siia on tulnud Eestisse, jagavad oma kogemust teistega, kes siia tulevad. Jah, see aitab kaasa ja veel aitab kaasa see, kui näiteks sa tuled keskusesse ja sul on keegi, kellega sa saad ka põhimõtteliselt rääkida, kes jagab kogukondadesse infot Eestis toimuvast sellisel moel, et kogukonnad ka haagivad selle infoga. See on nagu üks suur selline boonus. Uva, kuidas sulle talv meeldib? Mulle meeldib talv palju. See on minu jaoks täiesti arusaamatu, kuidas Estonians don't like winter. Ma tean, most Estonians ei ole like meeldiv lumi. Kas sulle meeldib must leib? Oh yeah. Actually, there's a funny story. When I first saw must leib, I thought it was chocolate. So my brain just had to, and the taste was different. So it was a shock to the system at first, but I love it. And it's very healthy. Uva, jah. Korraks sa ilmselt tõlgin, et see oli siis nagu pool selline huumori küsimus, et mida Uva arvab mustast leivast. Ta ütles, et kui ta esimest korda seda proovis, talle vist ei tutvustatud täpselt, millega on tegu, ta arvas, et ta proovib šokolaadi, aga et sai siis tutvus. Uva, ma küsin eesti keeles veel. Välismaalasena Eestis, kui lihtne
on sul Eestis elada? Lihtne, easy. Easy, jah. Eesti keel ei ole lihtne. Okay. See on väga raske. Okay. Aga väga huvitav õppinud. Okay. And what about all the other things coming to Estonia? How easy it is to live in Estonia? Some things are easier, some things are harder. For instance, learning the language. Well, not just learning the language. It's expensive to learn the language because the free resources provided by the state are not so accessible. And when you do access them, the classes and the teachers are not very easy, you know, to work with. And then it's hard to find people to practice with. Estonians don't really like having conversations with strangers. Yeah. Natuke peaks just tõlkima ka, et küsimusele siis, et kui kerge või raske on kohaneda Eestis olles siis välismaalane. Ja et ega eestlased selles mõttes näiteks ei ole väga head vestluspartnerid, et nad kipuvad kohe minema ise inglise keelele üle, kui nad saavad aru, et inimene tuleb mujalt. Kaisa, kui me korraks veel ikkagi natuke võtaks kokku seda, mis sealt ikkagi tuleb? Mis on need kohad, mida me saaksime parandada? Kuidas me saaksime seda olukorda nagu paremaks teha? Nagu me tegime, rääkida eesti keeles. Üks asi on räägime eesti keeles, aga veel? Räägime eesti keeles nagu kuulame inimest ja aitame teda siis ütleme õigetesse kohtadesse minna. See bürokraatia või ütleme süsteem on keeruline ka eestlastele. Aga meie eestlastena ikkagi tunneme oma maad ja oma süsteemi kõvasti paremini. Ja minu arust nagu see just infopuudus on see, mis inimestes tekitab kõige rohkem murelikkust. Ehk et järelikult me peaksime andma inimestele nii süsteemina kui inimestena head informatsiooni ja lõppkokkuvõttes me lihtsalt võiksime olla, kui välismaalased ütlevad, et päris keeruline on eestlasele tere öelda või tähendab, eestlasele on lihtne tere öelda, aga tere vastu saada, et see tegelikult ei võta meilt tükki küljest ära, kui olla natukene ütleme siis ka selline viisakusavaldustes avatum. Ehk siis tegelikult ärme käitu niivõrd palju eestlastena, kui meile tullakse ja naeratatakse ja ma tean, Uva ütleb kõigile tere väga toredasti. Et öelge vastu. Näiteks, see on jumalast okei olnud. Aga Kaisa ja Uva, suur aitäh tulemast täna hommikul Telehommikusse.